Palju õnne, said 3. koha, et vahepeal olid see ka teine, et kus see kaotus tuli või see võit tuli õigemini teise koha peale? Ma arvan, et kogu see ajakaotus, mille pärast ma 3. või lõpuks jäin, oli tingitud tänase hommikusest ärkamisest. Ja kindlasti aitab sellele ka kaasa pikaajaline või nii-öelda ebastabiilne sõitmine, et on vahepeal võistlus, 6 aega pausi, paar kuud pausi või siis ka pikk paus nüüd mul aasta alguses. Nii et ma arvan, et ma peidaks ennast praegu sinna taha. See hommikune ärkamine on tõesti nii raske siis? Jaa, kuna kui spordivaldkonnast teada, siis kui sa hommikul lähed otse trenni tegema, siis su lihastoonus pole kunagi nii hea, ehk siis ajul on täpselt sama probleemid. Ei ole võimeline kiiresti sõitma? Ei, mitte kiiresti sõitma, pigem on neid ratsionaalseid otsuseid vastu võtma, kuidas, kuna ja kuhu keerata ja milline kurv nagu tuleb, et seda analüüsida. Kuna rallisport on suhteliselt ajusport, siis lisaks ka pisikesele füüsilisele, siis ma arvan, et hommikud on tegelikult kõige raskemad inimestele. Muidu tänane päev oli ilus ja päiksepaistine, et ega see päike ei hakanud õhtupoole juba segama, et hakkas silma paistma või? Ei, päike ei seganud, ainult ülesõitusel.